Tere tulemast tagasi Viljandisse. Ma olen minu Viljandi autor Justin Petrone. Me istume siin praegu kohvik Fellines kesklinnas ja räägime natukene Viljandi kohvikutest. Kui sa loed mu raamatu Minu Viljandis, siis see esimene peatükk toimubki siin Fellines umbes 5 aastat tagasi septembris, kui ma saabusin tagasi Viljandisse. Ja siis mõned teised kohvikud on ka selles raamatus tegelikult põhimõtteliselt igas peatükis on nagu kas 1 või 2 tegelikult. Üle tee oli mingi Time Out kohvik, mis on seal spordihoones. Ja siis sinna poole, vasaku pool on Harmonia kohvik, kus käib asju. Ja siis kui sa pöörad paremale lähed sügavamasse, sa leiad Ormissoni restoran ehk Kuldne Kringel, nagu ma kutsun seda. Ja siis teisel pool on ka kindlasti Rohelise Maja kohvik, mis on nagu mu kodune kohvik. Mina tavaliselt alustan tööpäeva niimoodi, kell 8 ma lähen otse Ormissoniks, sest nende uksed on avatud kella 8 ja seal saab rahulikult tööd teha vähemalt 1 tundi ja keegi sind ei kiusa. Ja siis kui see nagu tund või 2 saab läbi, siis ma lähen otse sinna Rohelise Maja kohvikusse, et saab nagu number 2 või number 3 espressot või cappuccinot või macchiatot ja seal pakub seltskonda. Siis ma olen leidnud, et see on võimetu, täiega võimetu Rohelise Maja kohvikus tööd teha, et nagu sõpred või naabrid alati mõnusalt segavad sind. Nii, ja siis õhtupoole ma tulen tagasi siia Fellinisse, kui ma tahaks number 5 või 10 cappuccinot, siis ma joon siin Fellines või natukene vett ka. Eriti kui ma ootan hea sööki, õhtusööki, võiks siit näiteks koha või ahvenakotletti tellida, mis on väga super hea. Ma arvan, et nagu kõige parem õhtusöök Viljandis üldsegi. Ja sinna poole on ka nüüd Ville Maria, kus nad pakkavad veganitoitud ja seal edaspidi on Aida kohvik. Ja siis pean mõtlema, et miks Viljandis on nii palju kohvikut, miks Viljandi, mis on sükene unine linn, kus ei ele hästi palju inimesi, on kohvikutega täis ja vastus on, mina üldsegi ei tea. Aga mõnus sihtpunkt, eriti kui sa tuled näiteks Tartust Pärnusse või Tallinnast Riia või lihtsalt tahad nagu maailmast ära eksida ja midagi head juua.